Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses. Asus EX 517 see emaplaadi remondijuhend on siin, et aidata teid samm-sammult selle keerulise protsessi läbimiseks. Alustame! Diagnostika. Enne remondi alustamist on oluline teha tasuta diagnostika. See aitab tuvastada, kas tõepoolest on probleem emaplaadis või on see põhjustatud mõnest muust komponendist. Soovitame tuua seade spetsialisti juurde, kes teeb põhjaliku kontrolli. Seadmest eemaldamine, kui olete veendunud, et probleem on emaplaadis, on järgmine samm seadme demonteerimine. Eemaldage kõik kinnituspoltide ja kaaned, et pääseda ligi emaplaadile. Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada teisi komponente. Emaplaadi eemaldamine, kui olete kõik komponendid eemaldanud, leidke emaplaadi kinnituspoltide asukohad ja eemaldage need. Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada emaplaadi kaableid. Tõstke emaplaat ettevaatlikult välja ja asetage see puhtale ja tasasele pinnale. Visuaalne kontroll. Kontrollige emaplaati visuaalselt, et leida nähtavaid kahjustusi, nagu purunenud komponendid või põletusjäljed. Kui leiate midagi kahtlast, võib osutuda vajalikuks asendada kahjustatud osa. Komponentide testimine. Kasutage multimeetrit, et testida emaplaadi erinevaid komponente, sealhulgas toiteühendusi ja andureid. Veenduge, et kõik ühendused on terved ja töötavad. Remont või asendamine. Kui leiate, et mõni komponent on kahjustatud, saate selle asendada. Osta kvaliteetsed varuosad ja järgige tootja juhiseid komponentide vahetamiseks. Kui emaplaat on tõsiselt kahjustatud, võib olla otstarbekas see täielikult asendada. Kokkupanemine. Kui remont on lõpule viidud, on aeg seade uuesti kokku panna. Veenduge, et kõik kinnituspoltide ja kaablid on õigesti paigaldatud. Jälgige, et kõik osad oleksid õigesti paigas. Testimine. Enne seadme täielikku kasutuselevõttu testige seda, et veenduda, et kõik töötab nagu peab. Ühendage seade vooluvõrku ja kontrollige, kas see käivitub normaalselt. Hinnapakkumine enne remondi. Kui te ei soovi ise remonti teha, pakume võimalust tellida meid teie seadme kodust pealevõtmine. Teeme tasuta diagnostika ja anname hinnapakkumise enne remondi alustamist. Järgige neid samme hoolikalt, et tagada Asus EX 517 see emaplaadi tõhus remont. Kui teil on küsimusi või vajate abi, võtke meiega kindlasti ühendust. Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses.